nii kiiretu tulgu issand. Ja et see ei ole üldse kerge tee. Et Jumala sõna ütleb väga selgelt, et tee on kitsas, ei ole lai, midagi teha pole, ta on kitsas tee. Et kes kitsast teed ei taha, see peab paraku laial teel käima. Aga kitsas on see tee ja ma vahel mõtlesin, et no, et nüüd ei ela enam mina, on ju. Väga paljud ütlevad, et nüüd ei ela enam mina, ainult Kristus elab. Aga Paulus teatavasti ütles, et keda ei ärritataks ja mina ei sütiks. Vaata, see mina võib süttida, eriti veel siis, kui sa langed eri hullusesse situatsioonidesse. Küsi armastust selles varsti situatsioonis ja pannakse sind sellisesse situatsiooni. Paulusel oli teatavasti seal ka ülivõrratud apostrid, kes kuulutasid seal igasugust kõrvakõdi. Ta ütles nendele otsa välja, et nad on valguse inglid ja kuradi tööriistad. Ja ta ütles, aga meie saame siin peksa. Meid on vangi viidud ja pasunasse igalt poolt ja vaata, Paulus on pikk nimekiri, mis ta räägib, et me oleme nagu jätised. Teie olete rikkad, me oleme jätised. Et Jumalal on igal ühel mingisugune töö ja kui praegu vaadata, et meil on siin kõik hea ja siis sööme üksteisel kõri küljest ära, vaatame natukene kaugemale, kus kohas praegu ei tapetakse meie vendi õdesi. Nad maksavad eluga praegu, et siis peaks natukene häbi olla, kui siin kraageldakse enne kuskil. Et peaksime nende eest palvetama ja ei ole see pastoriamet midagi lilleamet. See on päris raske ja ohkamist ja ägamist täis. Ja ma saan aru, kui Paulus ütleb, palvetage minu eest. Mina ütlen samamoodi, palvetage minu eest. Ei ole lihtne. Ike on kerge, aga situatsioonid on rasked. Erinevad inimesed tulevad erinevate muredega, igast asjadega, proovi seal igalt poolt lepitada. Igalt poolt proovi seal lepitada ja üks pool ei taha ja teine tahab ja siis on nii ja see on väga raske. Seal vahepeal ongi, et tõstad käed, Jeesus, mis ma teen. Kõige raskem on vait olla. Vahepeal tuleb vait olla, keel tuleb, ma tean, et Jumal pani ühel prohvetil keele kurgulakke kinni. Ma arvan, tal oli väga hea olla, siis ta ei rääkinud seal. Aga ongi, mõnikord ongi, see keel ongi see, mis võib teha sellise tüli üles, aga siin on ainult palvetada, meil ei ole tegemist liha ja verega, sest kui liha ja veri võtab võimust, siis lähebki jamaks. Me peame vaimus käima, siis me ei tee liha imude järgi, vaimus käia ja me ei tohi olla üksteise ärritajad ja üksteise kadestajad. Ma vaatan, kadedus on üks kõige vastikum elukas, mina vihkan seda, soovitan kõigil vihata, jube elukas. See tahab keegi olla kuskil keelegi kõrgeks tõsta ennast. Ei ole vaja. Mida sa kadetsed seal Jeesuse ihus? Oled jalg, siis ole jalg. Oled käsi, siis ole käsi. Ja oled silm, siis ole silm. Silm on prohvet, väga hea. Ja silm, meil ongi vaja prohveti ongi rohkem, et sest prohvet oskab inimese südame olukorra ette tuua väga armastuse võtmes. Ja ta oskab siin nii hästi ära noomida, nagu see Taavetit noomis, kes seal oli, Naatame, kes oli? Noomis seal nii ilusti ära, et Taavet sai oma veast aru. Prohvetlik and, palume issandalt ja Jumal ütleb, et palvetage prohvetlikku andi ja hästi rahuga noomitakse ära ja inimene saab asjadest aru. Aga jah, mina pean igapidi tuhka pähe raputama endal korraliku küfliga. Ja õpin oma vigadest ja soovitan kõigil õppida, sest vigu tuleb ja me läheme ju ühest klassist teise. Ma kunagi nägin und, et ma olin seal nagu pöialliisi, seal mingi lille sees seal ja siis seal kõnsin seal lille, ma mõtlesin, et ilus lill, kõnsin seal lille peal ringi seal.
Ja siis vaatasin teine lille, siis oli nagu kõrgemal, siis ma võtsin hoogu, hüppasin sealt teise lille peale. Ja siis sealt kõndisin seal natuke ringi, vaatasin ja teine lill oli veel kõrgem ja siis võtsin hoogu, hüppasin seal edasi. Ja niimoodi ongi, me peame minema ainult järgmisele tasandile ja kuidagi rahu tuli ja iga lill oli erinevad lõhnad ja asjad olid. Ei tasu ühe lille otsa jääda sinna karikakra peale sinna kuskil. Et lähme natuke edasi järgmise lille peale. Ja põhimõtteliselt on see redel olemas, see on Peetruse teises kirjas. Usus voorust, kannatlikust seda ja edasi ja 8 punkti on seal kirjas ja kui te seda kõike teed, siis ei jää viljatuks. Me tuleb vilja näidata. Siis ei jää viljatuks ja seal on väga suur tõotus. Nõnda antaks teile takistamatu sissepääs taevariiki. Mõtlen, kas ma selle kohe kiiresti üles leian selle asja. Peaks kohe leidma. Takistamatu sissepääs. Teine Peetrus 1, ja näed, siin ongi. Ja et see on usus, vaata. Nii. Jumalik vägi on meile kinkinud kõik. Püha vaim on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks, vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused. Meil on tõotused olemas. Et nende kaudu, tõotuste kaudu käib asi, võiksite põgeneda kaduvusest, sellest maailmast, me ei ole selle maailma kodanikud, oleme võõrad majalised, mis valitseb maailmas himude tõttu, igasugused himud, igasugused vormid, keegi olla tahad. Vene ajal võib-olla väga paljud tahtsid olla seal kombainijuhid, seal oli hea palk. Ja keegi tahtnud kuskile lauta seal, mina olin laudas, olin rahul tead seal. Ja põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, et saada jumaliku loomuse osaliseks. Näed, jumalik loomus. Selle jaoks on meil vaja seda osalisest saada. Just selle pärast te peategi kõigiti valmis arendama. Siin on nüüd meie teha. Ei ära tee midagi. Arendage, siin on öeldud arendage oma usus. Kõik asi on usk. Usk on vaja areneda. Voorusest tunnetust, tunnetusest kasinust, kasinuses kannatlikust. See kõik on usus, mitte mingist muust, mitte maailma rahadest ja asjadest, ole kasin ära kellelegi anna. See jutt on usus. Usus voorust, tunnetuses kasinust. Tunnetad midagi seal. Paulus ütleb, kui sa midagi oled tunnetanud, siis sa ei tea, kuidas tunnetad. Ja tunnetus kasinust. Kasinuses kannatlikust. Kannatlikkusest saadakse kätte ka tõotused. Kannatlikkuses vagadust. Vagaduses vennalikust. Näed, vennalikkus on päris pikk tee lillelt lillele, et jõuad sinna vennalikkuse ja vagadusse. Vennalikkusest armastust. See on päris lähemal see lille aste seal. Vennalikkuses armastust. Sest kui teil seda kõike on ja veel rikkalikud, siis teie laisaks, viljatuks meie issanda Jeesuse Kristuse tundmises. Kuid kelle seda pole, on pime, seda ütleb Jumala sõna, oled pime, lühinägelik. Ta on unustanud, et on puhastatud oma endisest pattusest, juba sellega ära unustanud. Ja sellepärast vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimust. See on see, et sa oled kutsutud ja ära valitud. Sa pead kindlustama seda, et ma tean, et ma olen kutsutud taevasse linna ja ära valitud. See ei ole see, et su kutsumine, et oled kuskil kutsutud seal kätte, mingi vaimu andideks. Vaimu andidest pole üldse juttu. Põhimõtteliselt, kui sa vaimu andides käid, need on püha vaimu annid, see ei ole sul mingi vili. Me teame väga hästi, et see ei ole mingisugune vili. Jeesuse juurde tulid, et kas me pole teinud neid asju, imetegusi, mingi ära ülekohtu tegijad. Ma olin paljas ja näljas. Võt see on üks asi, mis tuleb anda. Armastus on andja, annab. Ja kutsumist ja äravalimust. Ja kui te selle teete, ei väärata teie. Näe, siin on nõnda võimaldatakse teid takistamatu sissepääs. Me ei issanda päästa igavesse kuningriiki. See on
et sa oled kutsutud sinna kurjandriiki ja ära valimist. Kui Jumala vaim ütleb, et paljud on kutsutud, vähesed on valitud. Me peame osutuma, kutsutud me oleme, aga valituks peame ka osutuma. Ja sest vaimuonnid antakse ja viljapäeva kasvamata. Vaimuonnid on meile lihtsalt selle jaoks, et Jumala võrratu vägi meie sees on selle jaoks, et aidata teisi, aida välja kurja vaime ja kõike muid asju, mis Jumala vaim meil teha käseb. Siukesed asjad.